Hei, siin Lotopäevik, ainuke spetsiaalselt selleks ette nähtud kanal. Enne alustamist on Lotopäevikul edastada üks oluline mitteametlik teade. Nimelt, viimasel ajal on sagenenud mittekraapimisjuhtumid. Mis võib-olla, aga tingimata ei ole väga ohtlik. Et me veel ei tea, millega on tegu, kuid igaks juhuks reageerime üle. Ja hiljem saab alati öelda, et käsku tuleb täita, me ei teadnud või oli mis oli, lähme nüüd rõõmsalt edasi, eks ole. Ja sellega seoses on Lotopäevik turule toonud spetsiaalselt selleks ette nähtud rakenduse Kraabi-me. Lahtiütlemine Lotopäevik ei kutsu üles kedagi või midagi kraapima. Siin te siis näete tüüpilist telefoni, kus on sees Kraabi-me rakendus. Kraabi-me rakendus näitab, kas teil on olnud lähikontakt mittekraapijaga. Ja mida peetakse lähikontaktiks mittekraapijaga? Oletame, et lähete mingi suvalise ostukeskuse ühest otsast sisse, samal ajal läheb sama ostukeskuse teises otsas oletatav mittekraapija uksest välja. Seega olite mingil teataval ajahetkel koos ühel teataval territooriumil. Sellest piisab, plekk on küljes. Nüüd, kuidas tunda ära oletatav mittekraapija? Mul on siin mõned videolõigud ja üks foto. Et kui satute selliste isikute otsa, siis tuleks kindlasti hoida distantsi, siis kordan, kindlasti desinfitseerige enne ja peale oletatava mittekraapijaga lähikontaktis olemist käsi. Kätt ei tohi näo juurde panna, see on keelatud. Jalgade pesemine ei ole antud juhul oluline, sest jalad on näost kaugel. Mis saab kogutud andmetest? Ja küsimus. Kõik mittekraapijad ja lähikontaktis olijad kantakse spetsiaalselt selleks ette nähtud vabatahtlikesse nimekirjadesse ja hiljem saab arvutist huvitavaid liikumismustreid välja printida, mis on lõbus ja tore. Milline näeb välja üks tüüpiline arvutist välja prinditud, trükitud liikumismuster. Selle liikumismustri isik on mulle teadmata. Kujutage ette, et siin on ostukeskus, kaubanduskeskus. Siit ta on läinud sisse ja siis ta on läinud siit, niimoodi sinka-vonka on kõndinud. Siin ta on hüppanud. Läinud siit, nii, siin ta on käinud edasi-tagasi ja siis siit ta on läinud siia, siin on midagi toimunud, ma ei tea, võib-olla siin oli mingisugune vaateaken, kus ta midagi huvitavat nägi,
läks siia, siis ta ilmselt läks välja, eks ole. Nii et selline siis näeb välja huvitav liikumismuster rakendusest GraabiMe. Rakenduse oma telefoni laadimine on rangelt soovituslik, kuid vabatahtlik, sest sellist seadust, et isik peab oma telefoni laadima, jälgimist võimaldava programmi meil ei ole. Me isegi ei saa nõuda, et teil peab telefon olema. Et siis loodetavasti on kõik arusaadav. Täna läheb graapimisele VIP-klubi, selline siis. VIP-klubi kohta ma oskan öelda järgnevat. Vanasti olid VIP-klubidel mingidki standardid. Tänapäeval võetakse sinna igasuguseid vastu. Siia ei ole midagi lisada peale selle, et GraabiMe ja hakkame peale. Üks asi veel. Lotopäevik toetab kestujätlikkust ja selleks on meil siin selline taaskasutatav raha. Nii et kõik uus on hästi unustatud vana. Mida teha tuleb? Leia realt 2 ühesugust sümbolit ja oled võitnud näidatud summa. Niisiis 2 ühesugust sümbolit ehk märki. Võti ja G on paaris siin, sõrmus ja ristikuleht. Kulla patt, mündid, lennuk ja veel üks mingi kott. Ehk siis 2 ühesugust sümbolit ei ole. Lähme edasi. Mäng 2. Leia minu numbrite hulgast võidunumber ja oled võitnud näidatud summa. Võidunumbrid tulevad välja siit, mis on 28, 25, 18 ja 11. Need on siis võidunumbrid ja minu numbrid saame teada kohe. Nii, ka teine mäng meie bilanssi ei muutnud ja mäng 3. Leia 3 ühesugust sümbolit ja oled võitnud näidatud summa. Safe. Kohver. Teemant. 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 Teemandi jaht. Mitte teemanti jaht, vaid teemandi jaht. Saite aru? Kohver. Teemant ja villa. Meil on 2 teemanti, 2 kohvrit, 1 seif ja 1 villa. Mis tähendab seda, et see on tühi loos. Austatud lotosõbrad, lotopäeviku täiesti mittesiduv ja mittesoovituslik nõuanne on igasugustest
klubidest eemale hoida, sest tõenäoliselt tõmmatakse teil nahk üle kõrvade. See oli tänane äärmiselt nauditav ja meelelahutuslik kraapimisvideo. Aitäh vaatamast ja nägemiseni!